Viimase 4 nädala koondtulemus näitab, et erakondade toetustabelis on Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud Norstati küsitluse järgi EKRE ja Reformierakond kohad vahetanud. EKRE on tõusnud Reformierakonnast mööda. Sealjuures ei ole Reformierakonna toetus langenud, muutus tuleb sellest, et EKRE toetus on võrreldes eelmise perioodiga kasvanud. Üks pool on kindlasti see, et rahvas ei ole lihtsalt rahul ei peaministriga ega Reformierakonnaga kui valitsuse juhterakonnaga. Ja teine asi on see, et ma arvan, et siin ikkagi väike efekt on sellel, et me tegime üle-eestilise kõnetuuri Ärka Eesti. Saalid olid üldreeglina rahvast täis. EKRE eesmärk ei ole jääda 4., vaid enne valimisi ärgitada oma tulisemaid toetajaid häält tegema. Seda toonitas erakonna juht isegi erakonna jõulupeol. Tuld ei tohi avada ennem, kui sa näed vaenlase silmavalgeid. See aeg hakkab kätte jõudma. Mulle on käidud viimased 3 aastat korduvalt rääkimas, Martin, teeme tänava meeleavaldusi, teeme mürglit, hakkame ometi mässama. Poliitikas 90% tulemusest sõltub õigest ajastusest. Vaenlase silmavalged hakkavad paistma. Õige aeg hakkab olema käes. Kui tuleb suunis, siis tuleb minna välja ja teha mürglit, sest muidu me jääme oma kodumaast ilma. Me püüdsime inimestesse sisendada nagu teistmoodi vaadet riigile, et kui te ei ole rahul näiteks oma tegevussektoris teie esindusorganisatsioonide tegevusega, kes nagu elu näitab lihtsalt ei ole võimelised kaitsma teie huve, olgu need põllumehed või olgu need õpetajad, siis organiseeruge. Leidke endale uued juhid, mitteformaalsed juhid kas või, ja pange ikkagi oma nõudmised lauale. Teine büroo, kus tulemusi pingsalt jälgitakse, on Keskerakond. Lähenevaid valimisi silmas pidades on kaalul peaministri tool. Keskerakonna nägemuses lahutab sellest vaid 3% ning võrreldes eelmiste perioodidega on Keskerakond stabiilsem kui veidi langevas trendis Isamaa toetus. Meie eesmärgiks on see, et muuta praegust suunda, kukutada praegune valitsus, mis ei ole suuremas plaanis midagi head teinud ja toonud. Ja see, mis hakkab toimuma järgmise aasta märtsikuus, näitab aeg ja loomulikult valijad otsustavad. Aga selge on see, et see erakond, kes võidab, peab saama ka peaministri tooli. Reformierakond ilmselt lootis, et sel aastal maksuküüru kaotamisega rahvale kätte jääv raha muutub toetuseks erakonnale. Aga lisaraha viidi hoopis kütusetanklatesse ning suunurgad on võimalikel toetajatel endiselt allapoole suunatud. Reformierakonna toetus on neile ajalooliselt harjumuspäratul 5. kohal. No ma arvan, kõige mõistlikum on Reformierakonnal kui riiki juhtival erakonnal teha seda nii hästi, kui oskame ja hoida enda selget joont, et eks loomulikult rasked majanduslikud ajad ja julgeoleku rusutus mõjub sellele erakonnale, kes valitsust juhib, nii et peame tegema parimaks, küllap see on ka parim rohi.